siis tuua välja mitu erinevat initsiatiivi või siis tegevust või plaani, mida on siis pakkunud välja Balti riigid erinevates siis Euroopa Liidu võimuinstantsides ja siis kuidas on nende plaanidega läinud, et kas meie initsiatiive kuulatakse ja kas meie sõna ja soovitusi siis pannakse tähele või pigem mitte. Kuna me oleme ikkagi väga väiksed riigid, eks ole, meie Eesti SKP Euroopa Liidu SKP-st on 0,8%, Läti on umbes sama, Leedu on tiba suurem. Aga ikkagi see protsentuaalne arvude mõistes on see ikkagi väga väike osa. Kui ma nüüd tulen selle küsimuse juurde, siis kui sa viid, kas Balti riikide initsiatiive on kuidagi eraldi tähele pandud, siis tegelikult Balti riikidel reeglina ei ole Euroopa Liidus suuri ühishuvisid. Ja teistpidi Euroopa Liit on ka üks väheseid rahvusvahelisi organisatsioone, mis teeb väga selgelt vahet Eestil, Lätil ja Leedul. Et väga harva, väga paljud eestlased on kogenud seda, et isegi kui nad lähevad kusagile väga lugupeetud seminarile või konverentsile või kohtumisele ja siis nad peavad selgitama, mis on nagu eestlaste või lätlaste ja leedulaste vahe, kes Eesti Läti keel on väga sarnased, väga levinud küsimus. Et kõrval naaberriigid, et kas teie keeled on hästi sarnased, et tegelikult Eesti Läti keel on täiesti erinevad, eks ole. Ja seda ei tarvitada. Ja Euroopa Liit kindlasti on kõige parem, et Eesti tunnid rahvusvahelistest institutsioonidest ja oskab teha väga selget vahet. Et kui mõelda, et mis on siis olnud Balti riikide sellised ühisinitsiatiivid, et ega ma ei oskagi sulle ühtegi öelda, et võib-olla kõige sellisem tugevam üle pikka aja, kus on Balti riigid väga jõuliselt üheskoos käitunud, on praegune vaidlus Euroopa Liidu järgmise 7 aasta eelarve üle ja täpsemalt põllumajandustoetuste üle. Põllumajandustoetuste osas on tõesti kõik pööravad, et Eestit, Lätit ja Leedut on kohaliselt ebaõiglaselt võrreldes teiste riikidega järgmiseks 7 aastaks. Toetuste tase, mida meile pakutakse, on liiga madal ja selle koha pealt on Eesti, Läti, Leedu teinud väga tõsist ühistööd valitsuste tasemel, presidentide tasemel, põllumajandusorganisatsioonide tasemel. Ja see on üks aga see on üks väheseid kohti, kus on väga selge ühishuvi. Pigem on ikkagi, ja võib-olla ka Rail Baltic on siis teine selline küsimus, et kas nüüd ehitada raudtee Tallinnast läbi Läti ja Leedu, Poola ja Saksamaal, et see on siis selline projekt, mis on riikide vaheline projekt. Aga selle projekti kõige suurem kahte ei ole mitte Brüssel, kes kahtleb, kas seda projekti on vaja või mitte, et vastupidi, et see on nagu idee, mille on välja pakkunud suuresti Siim Kallas, kes on Euroopa Komisjoni transpordivolinik ja kõige suurem kõhklev hoopis Läti. Et Balti riikides endas on see nagu nõrk koht. Et millest te siis täna rääkisite, et Rääkisime Baltimaade olukorrast Euroopa Liidus, eriti rääkisime Eesti olukorrast Euroopa Liidus ja selle kasulikkusest ning kahjulikkusest. Ja mida uut sa huvitavad näiteks teada said? Ma arvan, et pigem sai arutada uute huvitavate aspektide, näiteks seda, kuidas Euroopa Liit või euro nagu otseselt või kaudselt meie julgeolekut mõjutab ja eelkõige hästi. Et pigem sai vaadata asju uue vaatevinkli alt ning sai ka õnneks kuulata väga kompetentset Hannes Rummi seda teemat käsitlemas. Aga kas sa soovitaks ka teistel noortel, kes täna näiteks kohale ei jõudnud tulla, soovitaksid järgmisele üritusele tulla? No, ma arvan, et keda vähegi huvitab selline teema, võiks nagu kohale tulla, sellepärast, et see ongi täpselt noortele, kes on vähegi huvitatud sellest, mitte sa ei pea olema mingi ekspert sellest temast, sa ei pea isegi uurimustööd tegema, sa lihtsalt tuled kohale, sa räägid, sa mõtled, mis sul peas on. Seega minu arust on ideaalne koht nagu kooliväliste teadmiste arendamiseks. Aitäh. Tere, olen siin siis Hannes Rummiga, kes on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esimees. Küsiksin siis juba ürituse teemaga seoses, et kuidas te hindate Eesti ja teiste Balti riikide mõjukust Euroopa Liidus? On kindlasti palju mõjukamad, kui me olime enne Euroopa Liiduga liitumist, et liitudes Euroopa Liiduga Eesti, Läti, Leedu küll loovutasid natukese oma otsustamisõigust, kuid teistpidi me saime nii palju rahvusvahelist kaalu juurde, et see on kindlasti kaalub üle selle otsustamisõiguse, mis me loovutasime teistele liikmesriikidele. Aga millistes valdkondades näiteks Eesti just saaks rohkem oma initsiatiivi näidata ja rohkem nagu nähtavaks muutuda Euroopa Liidus, et me ka sellega kasvataks näiteks oma mõjukust just? Minu meelest Eestis on päris head eurooplased olnud, et me oleme olnud päris tegevad nendes valdkondades, mis on Eestile olulised. Paratamatult, kuna Euroopa Liit on hästi
katab väga palju laiu valdkondi, siis Eesti väikse riigina igale poole ei jõua ja ma arvan, et Eesti on teinud päris häid valikuid, et Eesti ei ole sekkunud küsimustesse, kuidas kasvatada oliive, kuna meil ei kasva, aga nendes küsimustes, mis Eestile on olulised, on, ma arvan, Eesti väga hästi oma huve esindanud. Ja ma lõpetus küsiksin veel, et kuidas te näete Euroopa Liidu tulevikku, et näiteks 10 aasta pärast, milline on Euroopa Liit? Kui ma sellele küsimusele täpselt vastust teaksin, siis ma oleksin 10 aasta pärast miljonär, et ma oskaksin oma raha kusagil investeerida õigesti. Aga kui nüüd tõsiselt vastata, siis ma loodan, et Euroopa Liit on 10 aasta pärast kindlasti üle saanud sellest kriisist, mis on viimased aastad Euroopat räsinud ja on tugev konkurentsivõimeline, on rahvusvaheliselt maailmas poliitiliselt ja majanduslikult väga tugev partner ja võrdne partner Ameerika Ühendriikidele, Hiinale ja teistele riikidele ja riikide ühendustele, mille puhul vahepeal meile tundub, et me kipume neist Euroopas maha jääma. Aga aitäh teile, aitäh, et tulite!